Tyson Baba, sa oled ikka tõeline karisma. Oota korraks, hei, asi on väga hull vend, nad läksid väga närvi. Hei, tervitused sõbrad, mina olen Typhoon. Sõbrad, tervitan teid kõiki uue päeva puhul suure kallistuse, austuse ja armastusega. Täna on mul teile väga toredaid üllatusi, sõbrad. Talu juurde on lisandunud 2 uut pereliiget, mõlemad on rottweilerid. Üks on suur täiskasvanud isane, teine on meie kutsikas emane. Täna tutvustan ma neid teile. Ma isegi jõudsin just talusse, alles pool tundi tagasi. Täiskasvanud isast pole ma veel talusse toonud, ta ootab mind praegu autos. Mõtlesin, et filmin tema esimest reaktsiooni ka videosse. Tahtsin, et näeksite ka, kuidas ta teiste koertega tutvudes käitub ja mida teeb. Varsti toome ta autost välja. Palun ärge pahandage minuga enne seda. Oleksin väga tänuliku toetuseks sellele videole, meeldimise paned kanalile, tellid ja kommentaari jätad. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ära tee mulle liiga, tee üks heategu. Noh, Carlos, mis juhtus, poiss, Carlos? Carlos, mis juhtus, mu lõvi? Mis juhtus, miks sa nii kõvasti karjud? Kas tegid sinna midagi? Tule siia, tule siia, tule siia, tubli poiss, tubli mu lõvi, see suur beebi, suur beebi see on. Noh, mis juhtus mu pojaga? Kas ta on kade või tahab välja minna? Noh, mu Carlos, kas ma viin su välja? Noh, mu ilus poiss, Carlos tahab välja minna, vaadake sõbrad, ta on elevil. Nüüd vaadake, meil on uus isane rottweiler, tõesti tippkvaliteet, A-klassi, suurepärane poeg. Nüüd teate, Alex, rahune maha. Meie Alex oli tugev sõbrad, tal on tõutunnistus, A-klassi, rottweiler, väga ilus emane meil. Vereliin, sugupuu on väga tugev, legendaarse kvaliteediga poeg, ka uus isane, kelle tõime on samamoodi. Tema sugupuu on tõesti suurepärane. Tema isa on mitmes riigis meistriks tulnud. Väga tugev koer. Tegelikult tõin ta peamiselt selleks, et Alexile kaaslane leida. See oli mu eesmärk. Te teate, me kaotasime Diablo. Diablo oli meie jaoks väga väärtuslik poeg. Uus isane, kelle tõime, ei jää Diablost kehvemaks. Ta on samuti tõesti suurepärane poeg. Varsti näete, me lihtsalt hoolitseme tema eest natuke. Pärast hooldust oodetavasti saab ta jälle korda. Alex. Tegelikult tahaksin teda Alexiga tutvustada, aga ma ei tea, kas Alex talle kallale läheb. Ja teate, see hull ründas kunagi Escobari, kui nad koos olid. Alex jäi ka vahele, ta kardab. Minu tütar jäi Carlose ja Hectori vahele. Hector Baba, kuidas läheb lõvi? Söö oma toitu, jumal õnnistagu sind. Kuidas on Carlosega? Kuidas Hector Carlosele vastu astus? Täna on Rocky väljas end. Rocky on jälle nagu alati vormis. Seekord on ta Sindi omale sihikule võtnud ja üritab Sindiga paarituda. Seina, kuidas läheb, kaulitar? Nüüd on meie asjaproua ka tõenäoliselt jooksuajas, jooksuaeg on lähedal. Homme hoian mõlemad Escobarist lahus, sõbrad. Et mingit õnnetust ei juhtuks, jumal hoidku, äkki lähevad asjaga paarituma, ärme seda riski võta. Asja tule tütreke, las nad näevad, kui vägev sa oled. Tule, võta asjast ka siit üks kaader. Asjaproua ta. Tänu jumalale vend, ta on natuke kosunud, kaalus juurde võtnud, jämedamaks läinud, endale tagasi saanud. Tõesti, tema füüsis hakkab vaikselt täielikult paika loksuma, tead ju, ta oli päris kõõnaks jäänud. Kosutame teda, vend, oleme teda juba korralikult turbutanud, loodetavasti saab ta varsti täiesti korda, eks ju, Esko? Esko, Saksamaa oma poeg. Sina oled ka hästi kosunud, poiss. Jah, mu ilus poiss. Nüüd tule, ma viin teid kõigepealt kutsika juurde, ma lasin kutsika kanade juurde lahti. Ma ütlesin, et las harjub seal natuke, ärme kohe puuri pare. Las jalutab rahulikult ringi, et ta kiiremini kohaneks. Tõesti, ta on ka väga ilus meie tüdruk. Nüüd ma näitan teda teile esimesena. Lastega on ka, tänu jumalale kõik korras. Just andsin kõigile süüa. Vesi kadus ära juba tund aega, pole vett, ma ei saa aru, miks mingi katkestus oli. Näita nüüd mu Destanit. Destan, sõbrad, maashallah. On hakanud korralikult kasvama teadmiseks teile. Vaata jalgade pikkust, vend, kutsikad on hakanud korralikult pikkust viskama. Tõenäoliselt arvan, et nende keskmine pikkus saab vist umbes selline olema. Nii ma arvan. Destan saab neist kindlasti kõige pikem olema. Praegu on nad umbes 123 päeva vanad. Peaksid olema 122 või 123. Maashallah, nad on korralikult kasvama hakanud. Ma arvan, vend, et me toidame neid praegu väga hästi.
Tead ju, nüüd anname neile pidevalt kollageeni, hommikul ja õhtul kollageeni. Mis juhtub, kui kollageeni anda? Kutsikate luud arenevad väga hästi, luustik saab väga tugevaks. Kolju, kõik asjad. Tegelikult, et see kolju veel natuke areneks, peame seda natuke rohkem arendama. Selleks on vaja spetsiaalseid närimisasju, ma ostan neid neile, et seda peab veel natuke laiendada. Mašallah, poegade areng on tõesti muljet avaldav, vend. Aga teie isapoisid hoolitseb teie eest hästi, vaadake ausalt, ma hoolitsen teie eest hästi. Hinnake mind, ausalt, ma hoolitsen oma lõvide eest hästi. Vaata, isegi need pojad on kui palju kasvanud. Lähme nüüd meie poja juurde, sõbrad. Umbes 20 tundi pole ma maganud, seetõttu ei pruugi ma sõnu õigesti valida. Keel ei liigu korralikult, olen väga väsinud. Läksime kutsikaid tooma, see võttis ka meie 20 tundi. Minek, tulek ja muu selline. Tulge nüüd. Vaadake, ega härra Roki siis millestki ilma jää. Roki tuleb ka. Roki, tule Roki. Tule vaata, meie laps on sinna läinud. Beebi, kus sa oled, beebi? Tule mu lõvi, tule mu kaunis tütar, tule. Mašallah sulle. Mida sa teed, mu ilus tütar? Mida sa teed, mu ilus? Oi, sa oled end igalt poolt mudaseks teinud, tüdruk. Kas sa läksid Fõstõki juurde, tahad nendega mängida ja aega veeta, mu ilus? Vaadake, sõbrad, minu palve teile on, et kõigepealt kirjutage palun meie kutsikale üks mašallah, et meie beebile ei tuleks kurja silma peale. Ta on kõrge kvaliteediga legendaarne laps, kas sa näed seda? Ta on emane, praegu 58 päeva vanune, tõesti suurepärane laps meil. Jumal hoidku teda kurja silma ja kadedate pilkude eest. Mulle ta väga meeldib, kui ta suureks kasvab, saab temast väga tugev emane. Tütar, jaluta natuke ringi, las rahvas näeb sinu väärikust. Oh, ma lausa jumaldan sind. Oota, Roki tuli kohe tema juurde ka. Roki, mine tutvu temaga, Roki. Roki, meie pervert Roki proovib temaga ka paarituda. Te teate Rokit, tal pole üldse piiri. Nüüd, sõbrad, see tüdruk ei jää minu juurde, ma otsin talle uue kodu. Kui midagi viltu ei lähe, läheb ta ühele vennale Samsunist. Täna oli meil veel üks isane kutsikas, ta oli ka väga ilus. Ema ja isa olid erinevad, aga lühikese ninaga. Ema ja isa olid suured, ta oli suurepärane kutsikas, leidsime talle ka siit uue kodu. Kui teiegi soovite Rottweileri kutsikat endale võtta, võib-olla ka mõni teine tõug, kui ma leian, aitan hea meelega. Kas see tüdruk läheb nüüd Samsunisse? Oleksin ma selle tüdruku siia jätnud, eks, kui ta oleks siin üles kasvanud, eks mu kallis. Ta oleks kasvanud üles testanitega. Laseks nüüd mu Fõstõku kutsikad lahti, las nad mängivad temaga. Fõstõk, mu tütreke, kuidas sul läheb, tule siia. Tule. Oi. Tule, mängige nüüd natuke, teil igav ei hakkaks, tule. Nii, mängi nendega, mu tütreke, eks. Vähemalt vaata, Fõstõku kutsikad on ka, mašallah. Ma ei teagi, mitu päeva vanad nad praegu on, aga kes teab, millal nad sündisid? Kirjutagu kommentaaridesse, videos on kuupäev olemas. Vaata, nad on juba meie Rottist suuremad, mašallah, eks. Fõstõku kutsikad on nii suureks kasvanud, vend. Pole naljaasi, vaata nende ema, pisike koer, aga kutsikad on peaaegu sama suured kui ema ise, jumal õnnistagu teid. Tõesti, ma tahaks teada, kui vanad nad nüüd on, pärast videot vaatan järgi. Vaadake, kuidas nad mängivad. Tulge, beebid, tulge siia. Tulge siia, beebid. Miks teised sealt välja ei saanud? Noh, üks tuli välja, kaks jäid sisse. Poiss, ära mine porri. Tüdruk, ärge saage poriseks. Las nad mängivad rahulikult. Tegelikult, kui ma selle Fõstõki poegade juurde paneksin, kas Fõstõk tõrjuks selle välja? Mis sa arvad? Vaata, meie poeg on ka karm, kohe üritab teist poega alla suruda, kas näed? Mašallah, minu tütrele. Kuule, kui isane tuleb, siis isane ründab sind, vaata. Tule siia, poiss. Miks sa kukke katsud? Tule siia, hulluke sa. Tule siia. Ei, oota, tule, poiss. Vaata seda. Kuule, meie isane poeg on mašallah juba nii suureks kasvanud, sõbrad. Tead küll, kui näiteks Kangal ja Fino ristuvad, siis tulevad sellised natuke pikad, madalad koerad. Jalad on suured, keha väike. Suure tõenäosusega tuleb meil ka selline poeg. Kuule, ta on juba päris suureks kasvanud. Mašallah. Sa oled nagu vorsti koeraks muutunud. Täitsa sama, eks? Paneme sulle nime, poiss. Paneme talle nime, mis ta nimi võiks olla? Ootan teilt soovitusi, sõbrad. Öelge talle ilus nimi, mis talle sobis, ma panen ta korraks ema kõrvale. Fõstõk, tule siia.
Fõstõk, tule siia. Fõstõk, tule siia, vaatame, kui suur vahe neil on. Fõstõk, tule siia, tule tütreke, tule. Fõstõk, tule, kaunidaar. Vaata, vend, ta on juba ema suurune. Mašallah, paari kuu pärast saab temastki sama suur. Keče, mis juhtus, tütreke? Ah, mu beebi. Mašallah, nad on nii suureks kasvanud. Oota, vaatame, kuhu meie rott läks. Tüdruk, kus sa oled? Tule. Kuhu ta küll läks? Ta kadus silmapilkselt ära, oota korraks. Tüdruk, tule, kus sa oled? Tule siia, paharetid. Mida te seal sees ringi ulbute, vaatame, mida te seal sees teete. Tule, ootame, paneme nad tagasi puuri, sõbrad, ka. Nüüd, kui ma neist eemale lähen. Vaata, kas sa näed emast, kuidas ta poegadele kallale läheb. Kanadele ja teistele võivad nad kallale minna. Ärme endale probleeme tekita. Tulge, noored, ärge kakerge. Oota, tule. Tule, poiss. Tule, Rocky, sina ka tule, Pasja, tule. Mašallah teil, oota, kullake, sina jääd välja võib-olla jälle sind. Kas nad võõrastavad sind ja teevad sulle midagi? Ilmselt ei tee, tule, ma panen su sinna, tule nüüd, mängi nendega nagu õed-vennad, eks, Mašallah, puhta kvaliteedi kehastus, mašallah, mu tüdruk. Oodake nüüd, noored, jookske, hoppala. Olgu, jälgime teda, vaatame, kas talle ka midagi öeldakse. Mis juhtus, Rocky? Hakkad jälle plärama, Rocky. Rocky, sina jää siia, kui ma nüüd uue lapse välja toon. Võib-olla ta ründab teda, ta on ju isane, ärme riski. Tulge nüüd, lähme välja. Vaata seda Ponžukut. Ponžuk ka flirdib oma emasega. Ponžuk, kulakas Ponžuk. Ponžuk saab varsti isaks, Ponžukil on tuju hea. Vaata, kitsed söövad oma toitu ja koguvad energiat. Siis hakkavad nad niimoodi mängima täpselt nagu koerad ja vaata, nad hakkavad jooksma siia-sinna nagu koerad. Vaata, kuule, Ponžuk, sa oled ikka paras tegelane, ausalt. Sa oled ikka paras tegelane. Tulge, lähme välja, tutvuge meie uue pojaga. Isegi ma ei tea veel, kuhu me selle uue paneme. Ma mõtlesin, et avan tõenäoliselt ühe neist puuridest. Mul on isegi selline mõte, et ta sobiks hästi, peaksin ta panema puuri, mis on Aleksi kõrval. Las nad seisavad kõrvuti, kanekorsod koos, rottweilerid koos, saate aru küll? Küll me korraldame selle ära, kõigepealt tutvustame lapsi omavahel, vend. Loodetavasti ta ei ründa kedagi. Eile pani omanik meid ka väga raskesse olukorda. Ei, koer võib rünnata, ilma suukorvita autos ei sõida. Kui paned ta tagaistmele, võib ta sulle kallale tulla. Teeb nii, teeb naa. Pärast seda ma umbes läksin koera juurde ja silitasin teda ja kell oli siis umbes 4 hommikul. Silitamine kestis umbes tund aega. Tegelikult ei olnud koer ründamas. Ma ei näinud temalt mingit rünnakukatset. Võib-olla ta tegi seda teistele või siis tundis meie südant. Ei rünnanud. Tänu Jumalale tõin ta ka tervelt kohale. Ta on nagu beebi, tema iseloom on väga ilus. Te jääte temast vaimustusse. Kuule, võta see Tyson üles. Kuule, Argentiina oma poeg, kuidas läheb? Kas ma lasen su lahti? Kas ma lasen su lahti, poiss? Kas ma lasen oma poja lahti? See Tyson töötab innustusega. Anna sellele mehele hoogu ja siis vaata teda. Mašallah, minu pojale, oi, jumalale ohverdan su. Oi, sa tead, et sind armastatakse. Sa oled selles maailmas olemas, poeg. Oota. Laseme Tysonil minna. Hei, Tyson, papa, jookse. Tysoni lasi nüüd meelega lahti. Toome ju lapse, laseme ka Noora lahti. Noora, kas sa valasid oma vee ära, tütreke? Laseme ka Noora lahti. Ma vaatasin, rottvend on sobiv, hea ritmaga jalutan ja tutvustan, kui näen, et sobib, lasen lahti. Aga kas ta ründab Feisalit, seda me ei tea. Seda proovime ja näeme. Karam. Noora ajas ümber, oota. Laseme mu tütre Noora lahti. Kas saab ilma Noora lahti laskmata? Kas saab ilma Noora lahti laskmata, Noora? Tule, Noora, tule. Ilus tüdruk, tule. Tule. Tavaliselt ma ei pane Noorat kinni, aga las see haav
tema peas kõigepealt täielikult paraneb, sõbrad, siis lasen ta jälle pidevalt lahti. Ma panen ta kinni, et ta ei saaks nakkust. Nüüd tulge vaatame, läheme Odini juurde, tema nimi on ka Odin. Läheme Odini juurde, bismillahirrahmanirrahim. Loodetavasti tuleb see video õnnetusteta ja probleemideta, loodetavasti harjutame ta kenasti ära. Omaniku sõnul on asi nii. Omanik ütles, et kui mõni koer talle uriseb, läheb ta kohe peale. Ole väga ettevaatlik. Loodetavasti ei tule urisemist, vaata, ma natuke kardan ka, ma ise alles tutvun Odiniga. Ei, Tyson, oota korraks, vend, oota korraks. Tyson tuli, praegu on kõige riskantsem aeg. Tyson tuli. Oota korraks, kõik on korras. Hästi, ei, Apollon, ära ärrita, hästi. Praegu on tänu jumalale reaktsioonid head, aga ma ei anna ka garantiid. Loodetavasti keegi ei lähe korraks närvi ega ründa. Tassa, peatu! Tyson baba tõusis väga püsti, vend. Tyson, ei, oota. Ma püüan mitte liiga valjult rääkida, et nad kogemata ärevusse ei satuks. Liigume rahulikult ja vaikselt. See Tyson baba tuli nüüd otse temaga tutvuma, loodetavasti ta midagi ei ütle, sest ta on natuke püsti tõusnud. Ei, Tyson baba on ju rahulik, eks? Loodetavasti ta on rahulik, loodetavasti ta midagi ei ütle. Oota korraks, liigume rahulikult, vend. Õnneks ta ei öelnud kellelegi midagi. Nüüd tuli ta veel kodust välja. Tuli võõrasse tallu, mitme koera sekka. Tal võtab ka kindlasti harjumine veidi aega. Praegu ta mõtleb, kuhu ma sattusin. Imestan ise ka, kuhu ma sattusin. Kes need on? Aga ta sattus parima inimese juurde, kelle juurde ta üldse sattuda sai. Loodetavasti saab ta siin õnnelikuks, sõbrad, kui jumal lubab. Tule läheme natuke kaugemale või seisame siin, vaatame. Tule nüüd, ma tutvustan teile last. Nagu ma ütlesin, lapse nimi on Odin. Ta on just saanud 3-aastaseks. Tema füüsis, kolju, hoiak, tõesti suurepärane laps, oma tõustandardite järgi tõeline legendaarne koer. Ma olen vaimustuses, vend. Tõesti, väga kvaliteetne. Ainult, et lapsel on natuke kärmtööve algust, sellepärast hakkame raviga pihta, natuke ekseemi algust ja nii edasi on ka tekkinud. Üldiselt on ta ka veidi kõhn. Umbes 1,5 kuuga arvan, et saame talle nii kaalu juurde kui ka ekseemi ja kärmtööve ära ravitud. Ta näeb hoolitsetum välja, karv läigib ja on puhtam. Teeme seda aja jooksul. Kõigepealt las harjub meiega siin ära. Siis on kõik muu lihtne. Hei, vaata, ta läks hoogu. Tõesti läks hoogu, ta pöördus asja poole. Miks ta nii tegi? Ma just ütlesin, et las harjub ära, aga näed, mis meiega juhtus, vend. Ta läks veidi pingesse, vend. Vaata seda hoiakut, füüsis ja kõik muu on täiuslik, vend. Las võtame tal natuke kaalus juurde, las paisub, siis alles vaata. Tule siia, poiss. Ja tahtmatult kardan ka ise natuke. Nüüd oota korraks, ta on isane, oota üks hetk. Kõik on korras, poiss. Kõik on korras. Ollu, Karabas. Ei, Karabas. Oota, Karabas. Karabas, ei, oota, poiss, peatu, rahune maha. Vaata Apollot korra. Apollo tõusis kohe püsti, sest ta on isane. Oota üks hetk. Karam, ära tule sisse. Karam, ära tule sisse. Karam, ära tule sisse. Peatu, poiss, ära ärrita teda, olgu. Karabas, ei. Üks hetk, ei. Tõmbame teda natuke rohkem keskele, sõbrad. Mida ma rääkisin? Ma alles hakkan teda tundma, me pole isegi ühtegi päeva koos veetnud. Ma ei saa ka veel täpselt usaldada, mida ta teeb, kas ta ründab. Kuna ma ei tunne tema iseloomu, ei saa ma midagi kindlat öelda. Me peame väga ettevaatlikud olema. Näiteks asjale tegi ta äkitselt urina, saad aru? Asjale tegi ta korraga. Praegu ei tohi me teda mingil juhul rünnaku positsiooni panna, sellepärast peame väga ettevaatlikult ja kaalutletult lähenema. Mida rohkem ta kohaneb, seda parem meie jaoks. Kui ta hetkeks ärritub, siis see jätkub, tead küll. Oota, Toni, ära mine sisse, ei, vaata vend, miks ta äkki ärritus? Ootame korraks, Odin, rahune maha, ta vihastas, ausalt ta vihastas. Oota, tundub, et ta eriti väikseid koeri ei armasta. Kas ta võib Norale midagi teha? Oota, ta uriseb, vend, ta uriseb, tule siia. Kas ta haugub mängu pärast või ründamise pärast? Aga ta uriseb. Kui ta uriseb, siis võib ta rünnata, saad aru? Kui ta uriseb,
on probleem, vend. Sellele peame väga tähelepanu pöörama. Praegu ma teda lahti ei lase, ta seisab niisama. Oota korraks, ära Noorale kallale mine, oota. Passa Noora, tule sealt ära, ära jää talle ette, just nii. Nüüd tule siia, lõvivutsikas. Tule poiss, tule poiss, tule poiss, tule poiss. Lähme nüüd järjekorras laste juurde, sõbrad. Käime kõik ükshaaval läbi, vaatame üle. Escobar ründab tõenäoliselt niikuinii. Aisja kohta ei oska midagi öelda, ma pole kindel. Aisja, Esko! Mashallah, vend, kas sa näed seda saba? Poiss läks mitme koera vahele, aga ikka ütleme, et mina olen juht. Mina saan siin peremeheks. Vaata seda saba, ta ei lase seda üldse alla, vend. Seda ei tee iga koer. Mõni koer kardaks, pelgaks, tõmbuks tagasi, sest nii paljude koerte sekka minna ei ole iga koera asi. Ta läheb praegu karja sisse, aga ei tee teist nägugi. Juhtimisest ta üldse ei loobu. Seisab alati sirgelt, vend. Tule siia, Odin. Aisja, mine sealt natuke eemale, tüdruk. Aisja. Oota, ta ründas sind juba esimesena, ma kardan. Oota, Natasha. Oota, okei. Emastele ta midagi ei tee. Kas ta teeb Hektorile midagi? Oo, Hektor ründab kohe. Ei, ründab kohe, okei. Oota nüüd. Okei. Kuule, oota, ma ei tea, kas tal on komme teistele kallale minna. Peaasi, et ta mulle kallale ei tuleks. Oota, Noora, tule välja, tütreke, tutvustame siin nüüd Alekseiga. Vaata, nüüd näete Aleksei ja tema erinevust kõrvuti palju paremini. Kuidas ma teiega üldse töötada saan? Ärge pange jalga sisse, ei asja. Oota, te kõik ründate, oota poiss, oota. Carlos papa on end väga tugevalt sisse seadnud. Oi, Carlos. Carlosile ei öelnud midagi. Ainult see, et Aleksile kallale läks, polnud hea. Võtsime Aleksile kaasase, nüüd nad ründavad üksteist ausalt. See pole veel oma tõelist enesekindlust näidanud. Las ta harjub siin korralikult ära, võtku see omaks. Pärast seda, Carlos, kuidas sa vaatad, Ulakas Carlos, nüüd on temagi selle aia laps, vaata. Olge targad, tule siia, poiss, viime su testanite juurde, vaatame. Oota, alune lõvi, las ta joob oma vee ära, kui tuppa paned, siis jood. Testan, Haidut, Sofia, Heera ütlesid, et väikestele koertele midagi ei ütle, näeme, kas ütlevad või mitte. Tyson baba, tuli tagant, oota korraks, praegu, uriseb vend, oota, uriseb. Tysonile sai ka vihaseks, ütleb, et ära Tysonile üle piiri mine. Ründab vend, ka Tysonit ründab, tule viin veervara Tysoni juurde. Nägid, mõlemad läksid praegu liidriks, mashallah. Mida rohkem avaneb, seda rohkem hakkab end näitama. Oota, ei, aitab, oota, Karamel, aitab tüdruk. Oota, Karamel, ära mine liiga lähedale, kallis, aitab. Ta natuke pelgab ka, nagu ma ütlesin, ma ei tunne teda veel hästi. Nüüd tulge vennad, länne vaikselt kanade juurde. Vaatame, minge noored, tule, Odin. Odin, tule. Oodake, Odin, mine edasi, poiss, tule. Nüüd ma silitan Odinit siin natuke. Vaatame, mida mu poiss teeb. Ärge tehke välja sellest, et ta praegu nii agressiivseid liigutusi teeb. Kuule, vaata teda. Autos oli ta nagu beebi. Tahtsin teda ainult silitada. Ma silitan ta pead korra. Noora avas ukse. Noora, sa lased jälle kõik siia sisse. Mis ma räägin? Silitan ta pead korra täpselt nagu meie Marla. Ta lööb uuesti oma pead vastu mind, ütleb, et silita mind veel. Kas said aru? Ja kui sa nüüd võtad täiskasvanud Rottweileri, teiste tõugudega võrreldes on teda endale harjutada veidi raskem, sest nad tunnistavad ainult ühte omanikku. On väga enesekindlad, väga domineerivad, väga isepäised koerad. Harjutamine on teiste tõugudega võrreldes veidi raskem, aga meie harjutame ta ära, vend, selles osas ära kahtle. Noora oli näiteks samasugune, kuidas me Noora ära harjutasime, nii harjutame ka tema, nagu paljusid teisi koeri.
ma arvan, et ta harjub ära, mul pole probleemi, peaasi, et ta minu vastu ei pöörduks. Viin ta korra kitsede juurde, vaatame. tõenäoliselt näeb ta esimest korda elus kitse, sest me tõime ta Istanbulist. Meie poiss on linnalaps, võib-olla pole ta kunagi kitsedega muude loomadega kokku puutunud, aga õnneks ei öelnud ta midagi. aga selle kohta peab Pondsuk oma arvamuse andma. Pondsuk, tule! Pondsuk, tule, Pondsuk! Tutvuge nüüd, poiss, vaatame, kas ta ütleb midagi. Ei, kitsede kohta ta midagi ei öelnud. kas ta ütleb midagi kanade või partide kohta? Tule vaata, Paša. Selle kohta ma ei oska midagi öelda, kas ta ütleb midagi, jah. Kas ütleb või ei ütle? Ütleb või ei ütle? Ei, oota, ära lase parti lendu. Kas ta ütleb või ei ütle teie arvates? Mis te arvate? Kirjutage kommentaaridesse. Vend, ma olen nagu 50-50 hetkel. Võib-olla võid ta rünnata või midagi sellist. Ma ei olnud ka kindel. Mõtlen, kas võtta riski ja lasta lahti. Kuna ta ei tunne mind veel täielikult, ei saa ma ka midagi öelda. Oota, Rokki on ju mees. Fõstõk! Aga koerad näiteks minu arvates ei reageerinud sellele eriti, ei haukunud. Kas on korras? Sellepärast arvama, et ta harjub sellega siin kiiremini, saab siin kiiremini hakkama vend. Tema ka ei reageerinud, aga tavaliselt need teised, kes väljas on, nemad hakkavad kohe pihta. Keegi eriti ei haukunud. Ainult Rokki hakkas pihta. Rokki, ära sina liiga lähedale mine. Tahaks tegelikult selle poisi lahti lasta. Tule siia, Paša, tule, Odin. Vennast, ta mõtted on ikka nende juures. Tule siia, Odin. Aga ta peab õppima minu sõna kuulama, muidu me ei saa temaga hakkama. Muide, tema nimi on Odin. Odin on tegelikult ilus nimi, mulle meeldib, pole halb, aga tundub natuke rohkem selline armas nimi. Ma tahaksin sellist karmima kõlaga, kõvema tähendusega nime. Mis te arvate? Kas Odin nimi võiks jääda või peaksime selle ära muutma? Kui arvate, et peaks muutma, siis soovitage nime. Muidu ootan teie kommentaare. Selle järgi mõtleme oma lapsele uue nime välja. Kui näed, et ta ei harju sellega, siis jätkame Odini nimega. Pole midagi teha, sest ta on selle nimega juba harjunud. Aga harjutame ära. See pole raske, kui talle pidevalt nii-öelda harjub ta ära vend. Vaja oleks veel karmimat nime. Odin tundus mulle natuke pehme nimi. Ma ei tea, näiteks Odin sobiks pigem puudlile, mitte sellele. Sellele on karmimat nime vaja. Sindi, tule siia, tule. Ma ei lase teda kanade juurde lahti, mine tea. Me ei tunne seda koera veel. Kana pole nagu koer, kui ta otsustab minna. Ja kana või parti hammustada, võib ta selle kohe ära tappa, saate aru. Sellist riski me ei võta. Vennast hakkab kohe ründama. Odin, tule siia, kellele ta jälle keskendus. Odin, tule siia, poiss, tule. Mašallah, minu pojale, see on Anatoolia tõeline poeg, kvaliteedi enda poeg, mu lõvipoiss. Oota, omanik ütles, et emastele ta ei ründa, aga siin ajab emastele ikka kallale, vend. Vaata. Minu arvates teeb ta seda just koerale, kes talle selja taha läheneb. Ta ei taha, et keegi talle selja taha tuleks, vend. Kui keegi talle selja taha läheneb, siis see häirib teda. Tal on ka omad piirid, eks ole, Carlos Baba. Carlos, kas sulle meeldis Odin? Carlos, kas sulle meeldis see lõvi, Carlos? Hea ilus poeg, hea mu lõvipoiss. Kas sulle meeldis see? Carlos, mis mõttes meeldis, ta läks hulluks, vihastas kohe, kui teda nägi. Carlos Baba, näiteks praegu on see Hectoriga võrdses vanuses, Hector on ka 3-aastane, see on ka 3-aastane, nende iseloomud on sarnased, aga Hector on väga üles köetud. Tead, mida me nüüd teeme, vend? Võtame Odini uuesti õue, laseme ta õues lahti, vaatame tema reaktsiooni, hindame seda, kas ta kuulab mind. Ma olen uudishimulik, eks? Praegu on riskantne teda aeda lahti lasta. Ka tema ei tunne end turvaliselt ja mina ta mitte. Ta võib järsku kakelda, tal on komme ringi pöörata, võib mind äkitselt hammustada ja nii edasi, sest näiteks tema omanik koges eile või üleeile mingit õnnetust. Odin neil on seal koerapark. Odinile tuli sinna vist üks dobermann, nad läksid omavahel tülli, suur dobermann. Odin võttis selle dobermanni enda alla. Kui nad üritasid neid lautada, siis seekord haaras koer mehe käest kinni. Vaatasin ja nägin, et mehe käsi oli täiesti katki. Kas see ongi see, tema hammustus, ütles ta?
näiteks meie Karlusel on ka vahel selline komme, et ta keerutab, saate aru. Me peame neid tundma õppima, aga kui võtad täiskasvanud koera, tema õpib sind tundma, sina õpid teda tundma. See on aega nõudev protsess. Tule poiss, vaata korra Tysonit. Vaata seda väärikust. Tyson, papa. Oh jumal, ma ohverdan su karisma nimel, vaata nüüd. Ei, oi kui hullud nad läksid väga närvi, ei oota, hoia keskel. Vend, mõlemad on nagu kuulid. Praegu Odin valmistub Tysoni vastu, Tyson valmistub Odini vastu. Nad urisevad, sabad ei lange alla, on püsti. Tõenäoliselt lähen kakluseks, vend, aga ärgu kaklust tulgu. Ära mine, Karamell, ära mine. Ei, tüdruk, oota. Vend, nad on väga kõvasti valmis. See pole nalja asi. Mõlemal pole R-tähte, vaata. Mõlemal. Oota, tule siia, tule. Kuule, Roki, kui kõvasti sa karjusid, milline lõug sul ikka on, poiss? Ta muudkui ägiseb ja ägiseb, aga see, et Tysoniga nad teineteise vastu niimoodi üles keeravad, see ei ole üldse hea, sõbrad. Üldse mitte hea. Pikas perspektiivis Odinise domineerimise teema saab meid minu arvates raskustesse panema, vend. Vaata, mõlemad jälgivad teineteist. Olgu, Apollon, ära lähene, ole rahulik. Nüüd lähme korraks välja, sõbrad, aga loodetavasti Tyson Baba ei torma siia lohale. Kui Tyson Baba siia tormab, tekib jama, vaatame. Nüüd võtame Odini enda juurde. Ei, Tyson, sina ära tule. Lähme siis vaatama Odinit, vend. Odin, tule poiss. Tule poiss, vaatame, kui palju ta meie sõna kuulab. Odin, tule paša, tubli poiss, tubli lõvi, tule. Näed sa näiteks? Vasakul küljel on tal lonkamine, sealt on ta jala vigastanud, sõbrad. Minu arvates läheb see varsti üle. Seal on tal lonkamine, see koht valutab, ta on selle koha ära pingutanud, kukkunud, saite aru? Kas sa teed rihma, Oota korraks, Odin, tule, ei, süsli, süsli on ka kana saanud, läheb see suus. Õnneks kuulas ta mu sõna, sest ta oli korraga süsli peale keskendunud. Süsli, kuhu sa selle kanaga lähed, tüdruk? Süsli on jälle omas elemendis, proua Süsli. Tule siia, Odin. Vennas, väga ilus, mašallah, ausalt mulle väga meeldis, sõbrad. Natuke hoolitseme selle lõvipoisi eest, eks. Ei, ärge kakelge, teie siis vaadake pärast. Täna panen ta ühte puuri ja proovin, kas tal on hüppamise, kargamise või põgenemise harjumust. Selle järgi võtame tema jaoks meetmed kasutusele. Kas saite aru, mulle meeldib see lõvi väga. Tule, mu poeg, tule, Odin Baba, tubli poiss, jumal õnnistagu sind. Loodetavasti on see meie talu jaoks hea, loodetavasti on ta siin õnnelik, loodetavasti meiegi võtame Odini ilusaid poegi, armastame neid, kui Jumal lubab, sest minu esimene töö on teda Aleksiga paaritada. Kui Jumal lubab, saame suurepäraseid poegi, sõbrad. Vaata, Odinil on ikka veel silm peal talul. Odin, mida ta ütleb? Mašallah sulle, vaata seda hoiakut nagu modell, tõeline modell. Mašallah, minu lõvikutsikas, hoia saba püsti, hoia. Saba ka, ta keerab seda minu poole. Mašallah, minu lõvi, see on lihtsalt nali, ta on minu varjunud, pole probleemi. Ma kehtestan ainult tema üle oma autoriteedi, ta aktsepteerib minu juhtivist. Kui see on tehtud, on kõik läbi, edasi läheb kõik nagu lepase reega, sõbrad. Täna mõtlesin teile näidata uusi tulijaid, ärge jätke neile mašallahi ütlemata. Nagu ma ütlesin, olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot laikida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge terved, jääge hästi, mu sõbrad.